See raamat püüab juhatada kätte mõningaid paiku ning sündmusi, mis võiksid teelisele huvi pakkuda. Nii siin loeb teelisele Tallinnast Narva. Ja siin ongi huvipakkuv koht. Korkküla rannavaade. Meie teemaks on Soome ja Ida-Virumaa vahelised seosed. Ja Ida-Virumaa algab siit Korkküla kiviristist. Vaata, mis selle kohta siin on kirjutatud. Omamoodi volu lisab kaunile vaatele veel teeäärne korke kivirist, mis püstitatud 1590. aastal langenud Vene bojaari Vasili Rosladini mälestuseks. No mis on Soome seos? See, et meie olime sitä risti püstitamas. Venelased tapsid selle bojaari, kes oli astunud Rootsi teenistusse. No, seal meie soomlaste olime aastasajanteid. Aga mis siin on kõige olulisem, ongi see Korkküla merevaade. Vaatame merelle. Otse põhja pool näeme 3 Soome saart, endist Soome saart, väike tütarsaar, suur tütarsaar, mida soomlased kutsuvad lihtsalt tütarsaareks, ja suursaar Suursaari, aga rootsi keeles on saare nimi hoopis teine, Högland ehk Korgessaar, millest pärineb vene keele nimi Kokland. Nagu nimigi ütleb, on saar korge. Korkein punkt on lõunatipp Lõunatkorgia, mis tõuseb 160 meetrini. Suursaar on hästi nähtav ka Kotka linnast vastaskaldalt, mitte päris turuplatsilt, aga mägedest ja korgematest hoonetest. Tütarsaar on Eestile lähemal kui Soomelle. Tütarsaare elanikud käisid Eestis sagedamini kui teiste Soome saarte või ranniku elanikud. Kui nad läksid põhja, siis ütlesid, et lähevad Soome, kui lõunasse, siis Eestisse. Sitä olen ka ise seal sündinute käest kuulnud. Eesti iseseisvuse alguses 1919. aastal Tütarsaare asukoht oleks võinud tekitada ka väikese diplomaatilise kriisi Soome ja Eesti vahele, aga ei tekitanud. Nimelt Eesti ajutises põhiseaduses, ajutise valitsemise korras tommati Eesti merepiir põhja poolt Tütarsaardest. No siin ilmselt, kui ma eksi, Jaan Tõnisson oli üks need, kes tõdes, et nii ta ei ole, et Tütarsaared on ikka ajalooliselt Soome saared. Ja midagi ei juhtunud, midagi sarnast, mis oli näiteks Soome ja Rootsi vahel Ahvenamaa küsimuses. Väga tore muuseas, et Tütarsaart pole Eestis unustatud ja turiste sõidutab Ida-Virumaal Tütarsaare Aino puupurjekas. Aga see, millest nüüd peab natuke rohkem rääkima, on sõprakaubandus. Sõprakaubandus, seprakauppa, nii ta on soome keeles, aga tavaturistille ta veel midagi ei ütle, vaid vajab seletust. Üldiselt on võimalik öelda, et küsimus on aastasajandite pikkusest, isegi öeldakse 700 aasta pikkusest kaubavahetuse tavast, kus polnud raha vaja, vaid küsimus oli suhtelisest eelisest. Soomes on paremad kalaveed ja Eestis paremad põllud. Soome saarde või rannarahvaste purjetajad saabusid jaanipäeva eel Eestisse, tõid kala ja tulid siis teise korra sügisel tasu vastu, said selle viljas või kartulites või on käsitöötooteid. Üldiselt kaubavahetussuhe tavaliselt oli, kui tünnisid need samad tünnid, millega toodi kala, need toodi siis teravilja tagasi, oli, et ühe tünni eest sai siis 2 tünni teravilja või midagi taolist. Ja tõesti need sidemed olid põlvest põlveni, perekondlikud sidemed, usalduslikud sidemed. Ida-Virumaaga kõige tihedamad sidemed olid tütarsaarlastel, ka teistel Soome lahe saared, need, mis on seal rohkem ida pool, Lavassaar ja Seiskar,
sealt purjetati Itä-Virumaalle. Üldiselt kaardi pealt on näha, et sidemed ei olnud otse põhja-lõuna suunaliselt, vaid seotud meretuultega ja küsimus on ka sellest, et Ida-Virumaal ei ole häid randumiskohti nii palju, kui on lääne pool Harjumaal või Lääne-Virumaal. No seesama asi kehtis ka siis, kui tuli salakaubandusest küsimus. Professor Raimo Pullat, kes on uurinud salakaubandust, ütleb, et salakaubanduse geograafia piir on Viru-Nigula mahusadam. Ja näiteks Soome keeluseaduse ajal Soome-suunaline salakaubavedu käis seal lääne pool sealt ja ida pool siis jälle Ida-Virumaa ja muu salakaubandust on jälle suunatud ka Eestisse. Ega see piirituse vedu olnud ainult Soome-suunalist, ka sitä veetti Eestisse ja 19. sajandil ka tütarsaarlased tõid Saksa alkoholi kaugemalt. Meemel oli lähim koht tänane Klaipeda, kuhu siis purjetati ja tuldi siia oma kodusaarelle ja siis ka Purtsesse, mis oli see kõige populaarsem koht. Lisaks alkoholille oli ka teisi salakaubaveo artikleid. Neid edendasid eriti Venemaa keisririigi korged kaitsetollid. Üks näide on sool. Venemaal olid suured soolakeedukojad Põhja-Jäämere rannal ja neid püüti kaitsta, aga need tollid ei kehtinud jälle autonoomses Soome suurvürstiriigis. Nii meie kaudu oli võimalik vedada soola Eestisse. Teisi artikleid olid tuletikud ja näiteks kohv. Purtse populaarsust edendas ka Püssi mõis, kes ehitas Purtse-Jõesuusse rannakõrtsi. Soome saarlased majutlusid seal ja neil olid ka oma laod Jõesuus. Mitme põhjusega võiks Purtse sadamat kutsuda Purtse sõprasadamaks. Traditsiooniline sõprakaubandus hakkas vaibuma 19. sajandi lõpus ning põhimõttes lõppes meie riikide iseseisvuse esimestel aastatel. Viimastena jätkasid seda tütarsaarlased, kes olid harjunud elama rahast sõltumatus majanduses. Võib öelda, et Soome lahele astus see areng, mida me nimetame globaliseerumiseks. Nimelt mõlemal kaldal olid ehitatud raudteed, mille rööpad viisid Peterburisse ja nii Soome kalurile kui ka Eesti põllumehele oli tulusam müüa oma ületoodang keisririigi pealinna alati kasvavale turule. Samas arenes toiduaine- ja kalatööstus ning kutselised sisseostjad ja kaupmehed hakkasid liikuma oma pakkumistega. Ja tõesti, rahast kui räägime, elustandard tõusis ja ilma rahata ei saanud enam hakkama. Aga püüti ikka. Saarte kalurid kaotasid Peterburi turu. See puudutas eriti idapoolsemaid Lavansaart ja Seiskarit. Eesti ajakirjandus selgub, kuidas nende mootorpaadid koos tütarsaarlastega varustasid Narvat silkudega ning peamiselt mitte raha eest, vaid vahetuskaubana põllusaaduste eest. Kõige tavalisem vahetusartikkel näib olnud rukkiahu, mitte enam teravili. Suhtumine oli kahepalgeline. Usuti, et saare elanikud saavutasid niiviisi konkurentsieelise, müüdes oma ülejääki liiga odavalt. See eest olid nad oodatud külalised kevadel, kui räimehinnad olid pakkumise vähenedes mitmekordustunud. Aga nüüd on aeg juba minna üle teise teema juurde, ilma milleta ei saa rääkida Ida-Virumaa ajaloost. Ja see on ajalugu, mis puudutab ka Soomet. Oi, 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 me kauan
poisid, kes Poolas, Lütsenis, Leipzigis ja Narvamail verd valasid. See on nimekiri lahingutest, milles osales Pori jalaväerügment. Esimesed on seotud 30-aastase sõjaga ja rügemendi asutaski Gustav II Adolf sõja ajal Tallinnas viibides. Ta oli kohtumas oma kuningannaga, oli vaja ikkagi troonipärijat. No seal tema kuninganna Kristina algust ei saanud, aga mõni kuu hiljem siis Rootsis. Ja viimane on siis Narva lahing 1700, kus ka Pori jalaväerügement osales. Aga lähme nüüd natuke kaugemale ajalukku, mitte eriti kaugele. Ja alustame rahust. Täyssina rahust. Täyssina rahu sõlmiti 1595. aastal Narva jõe idakaldal, kohal, mis on näha ainult laivapardalt. No võib-olla on kuidagi võimalik sinna jõeranda hiilida, aga tavaturistile ainult siis näiteks Karoliine pardal teel Narva jõe suust Narvasse või vastupidi. Seletuseks peame vaatama kaardile 1940. aasta omalle, kus on näha Tartu rahu piir, Viru Ingeri ning kadunud kohanimi Tõrvala. Tõrvala oli suvituskoht, olen kuulnud, et võrreldes Narva jõusega seal puhati rohkem karskuse põhimõttel. Aga olulist on teada, et Tõrvala küle asus samal kohal kui 1595. aastal Täyssina küla. Täyssina rahu sõlmimise küla, seal sõlmiti igavene rahu Venemaa tsaaririigi ja Rootsi riigi vahel ning määrati igaveseks piiriks ka Narva joki. Seda kohta Tõrvala küla piiril tähistab täna roostevaba 9 meetrit korge terassammas. No rahu ta siiski ei tähista, vaid kindral Fedjuninski teise löögiarmee komandopunkti 1944. aastal. Soome ajaloos on mitmeid rahulepinguid. Nad kõik õpitakse koolis, vähemalt nimepidi ning kaardilt nähakse seal, et kuidas riigipiir on erinevatel aegadel muutunud. Ja oluliselt ta küll muutuski just Täyssina rahus võrreldes eelmise Pähkinasaare rahulepinguga, mis 1323. aastal sõlmiti Novgorodi vabariigiga. Aga vähe on neid, kes teavad, kus see Täyssina rahu sõlmiti ja see ongi huvitav üllatus soomlastele. Vähe on ka neid, kes teavad, mis sõda selle rahulepinguga lõppes. Võib-olla nii on ka Eestis, kuna samal ajal oli ka Liivi sõda ja osaliselt üheaegselt, osapooled olid siiski teised. Küsimuses oli 25-aastane sõda, millel oli Soomes eriline nimi. Pitkä viha, võiks tõlkida pikk vihavaen. Aga see 25-aastane sõda, see on seesama, kus langes 1590. aastal Korkküla Kiviristi juures bojaar Vassili Jaroslavin, kes oli astunud Rootsi kuninga Johan III teenistusse. Teisel pool sõja alguses oli Vene tsaar Ivan IV, Ivan Julm. Kuningas Johan III, soomepäraselt Johanna III, usaldas soomlasi. Ta andis vahepeal Narva linnuse soomlaste juhtimiselle ja ta oli ka arvamusel, et soomlased on vastupidavamad kui rootslased. Kirjutas tõesti, et rootslased Narva kliimas ellu ei jää, vaid surevad ja või jäävad haigeks.
Sõja-aegsest väejuhtisest tuleb mainita Pontus de la Gardie, Eestimaa asehaldur, ja eriti põhjuseks on tema naine ja poeg. Tema naine oli kuninga vallastütar Sofia, kes oli oma lapsepõlve elanud Kangasalas, Tampere lähistel, Vääksy mõisas, ja sinna saadeti ka siis tema poeg Jakob de la Gardie ainult 2-aastaselt, kui ta oli jäänud orvuks. Nimelt tema ema Sofia suri sünnitamisel ja Pontus de la Gardie ise uppus Narva joke samal ajal, kui ta oli vaherahu nõupidamistel Narva piirkonnas. Nagu teate, kumbki puhkab hetkel Tallinna toomkirikus. Soomlased pidavad Jakob de la Gardiet pidavad oma pojaks. Temal on isegi hellitusnimi Laiska Jaakko. Laisk Jaak eesti keeles võiks öelda. No nime on seletatud mitmel viisil, aga soomlastele tavapärane seletus on see, et Jakob de la Gardie Venemaa sõjaretke ajal naastes Moskvast ta jäi okupeerima Novgorodi piirkonda 6 aastaks. Ja Soome mehed väsisid. Nad ütlesid, ja läks talv, läks suvi, aga ei lähe Laisk Jaak. Laisk Jaak käis põhjalikult segamas Moskva trooni pärimist. Venemaa jo elas peale Ivan Julma surmaa suurt segaduste aika. Aga mis oli tulemuseks? 1670. aastal solmitud Stolbovo rahu, mis liitis Rootsiga Ingerimaa. See tähendas samas Narva ja Jaanilinna ühinemist tervikuks, mis säilis üle 300 aastat. Lisaks Venemaa loovutas Rootsile Käkisalmi lääni, millest tänase Soome Vabariigi piiridesse on jäänud Joensuu piirkond ehk Põhja-Karjala maakond. Nüüd vaadake seda kaarti. Narvast sai Rootsi-Ingerimaa pealinn, aga mitte ainult seda, vaid ka kogu vallutatud ala halduskeskus, mille käsknik Ingerimaa ja Käkisalmi lääni kindralkuberner resideeris Narva lossis. Tema teostas kuningavõimu kogu vallutatud alal, alates Narva jõe idakaldast kuni praeguse Lieksa linnani Soomes. Tuleb ka meelde tuletada, et Stolbovo rahu tähendas ingerisoomlaste ajaloo algust. Rootsi kuningas ju edendas soomlaste rännet Savost ja Lõuna-Karjalast Ingerimaale. See oli ka luteriusu edendamist varem õigeusklikus piirkonnas. 1641. aastal loodi ka Ingerimaa piiskopkond, mille juht ametliku nimetusega mitte piiskop, vaid superintendent resideeris Narvas. Tema toomkirikuks ehitati viiekrooniselt tuntud Jaani kirik. Jõuliselt luteriusku edendas ka Johannes Getselius noorem Turu piiskopik poeg, kes oli 8 aastat Narva ja Ingerimaa superintendent ning peale seda sai ka ise Turu piiskopiks. Linnas oli ka oma Soome kogudus, mille moodustasid osalt Narva soomlasest Garnisoniväe perekonnad, osalt ka otse Soomest tööle rännanud voorimehed, kandjad ja teenijad. Narva Garnisoniväe enamus või vähemalt pooled olid soomlased, mis on puht praktiliselt arusaadav. Kuninga teenistuses oli ka suurtükiväe konstaabel Morten Löfing, kelle perekonda sündis 1689. aasta jõululaupäeval poisslaps Stefan, soomepäraselt Tapani. Narvas see poiss elas ainult oma elu 9 esimest aastat, kuni tema isa saadeti Käkisalme kindlusesse.
Lapsepolv möödus sõjamängudes Narva vallidel, kui uskuda eesti keeles 1932. aastal ilmunud raamatut Tapani Löfvengi seiklused. Temast on nimelt kirjutatud mitmetes raamatutes, nii Soomes kui ka Rootsis. Tema oli tosielukangelane, kuninga luuraja ja sissisodur, eriti Põhjasõja-aegses Venemaa poolt okupeeritud Soomes. Soomes, kus seda aega tuntakse isoviha suure vainu nime all. Ka see sõda on Soomes nimetatud rahvakannatuste vaatenurgast. Nii nägi välja minu kooli lauluraamat 1960-ndatel. See sisaldas ka Eesti laule, Eesti Vabariigi hümni, olenemata sellest, et okupatsiooni oli kestnud juba ligi 30 aastat. Kiliseb aisakel, muidugi soome keeles kilise kulgunen. Aga ka kumbki Narvaga seotud marss, mille juures peame nüüd natuke pikemalt peatuma. Porilaste marss on Soome kaitseväe aumarss, tervitusmarss. Ta saadab ka Soome presidenti tema ametiajal, aga seetõttu, et ta on Soome kaitseväe ülemjuhataja. Vana viktoriini küsimus küsib, kellele Soome presidendile porilaste marssi pole mängitud. Õige vastus on sõjaaegne president Risto Rüüdi, kes oli loovutanud ülemjuhatuse marssal Mannerheimille. Presidendi viimast teekonda saadab Narva marss, millega kõigi Helsingi kirikute kellad ühinevad. 2006. aastal panin tähele, kuidas ta hakkas kajama ka sel hetkel, kui president Lennart Meri kirst toodi välja Kaarli kirikust ja ta alustas viimast teekonda metsakalmistule. Minule ta küll kajas nagu presidendi isiklik sõnum surmapiiri tagant. Arvatavasti see polnud juhus, vaid tema soov ja traditsiooni loomine ka Eesti riigil. Narva marssi mängitakse Soomes ka teistele väejuhtidele, kindralitele. Ta on leinamarsiks saanud, aga öeldakse, et seda mängiti juba Narva lahingu ajal. Narva lahing toimus Rootsi linnas, Rootsi pinnal ja Rootsi kalendri järgi 20. novembril 1700. Aga see Rootsi kalender kehtis ainult tõesti Rootsis. Venemaa vana Juliuse kalendri järgi kuupäev oli 19. november ja meie tänase Gregoriuse kalendri järgi 30. november 1700. Kuupäevast sõltumata Narva jäi vallutamata. Narva on vallutatud mitu korda, isegi soomlased on seda teinud. Narva on kogenud mitmeid lahinguid, kurnamissõda, piiramist, tormijookse, aga kõigist neist teistest on soomlaste ja rootslaste kohal olles parem kasutada teisi sõnu, kuna Soome ja Rootsi sõduriau ajaloos on ainult üks Narva lahing. See, mis toimus 1700. aasta novembris. Rootsi kuningas Karl XII oli 18-aastane, kui ta võitis Narva lahingu. Venemaa tsaar Peeter I oli 10 aastat vanem, 28-aastane. Soome ajalooõpikutes need mehed tuntakse soomestatud nimedega. Kaarle 12 ja Pietari Suuri, viimane ilma numbrita, aga lisanimega. Monarhite valitsejanimede keeleline kohalikustamine on vana Euroopa komme. Vanades eestikeelsetes allikatest võib näha ka eestistatud nimetust Kaarel 12.
Suomessa valitsenimede suomestamisen kombesta on luoputtu alles viimastel aastatel, aga ainult uute troonille tõusnud monarhite puhul. Vanad nimed on säilitattu. Nii on Rootsi praegune kuningas Karl XII Gustav soome keeles Kaarle 16 Gustav, kuid Briti kuningas Charles III on ka soome keeles Charles III. No, sõltumata sellest, et eelmised Charlesid on endiselt ajaloos hästi tuntud Stuartite suguvosa kuningat Kaarle ensimmäinen ja Kaarle toinen. Ja veel üks tähelepanu. Karl XII tuntakse Eestis hästi lisanimega Rootsi raudpea. See on hüüdnimi, mille tegi tuntuks juba Pappa Janssen Eesti Postimehe juttutoas 1864. aastal. See võib tulla üllatusena, kuid Soomes pole seda lisanime iial kasutatud ega keegi tunne Karl XII raudapää nime all. Liigume nüüd numbrite juurde, otsima vastust küsimusele, kui paljud Karl XII rootslased olid tegelikult soomlased. Põhjasõda algas 1700. aasta veebruaris Saksimaa kuurfürsti ja Poola kuninga August Tukeva, soome keeles August Vägeva, rünnakuga Riialle. Juba sõja esimesel aastal 1700 oli Soomest mobiliseeritud 28 000 meest. Soome rahvaarvust oli see 7–8%, aga tööealiste meeste arvust võib-olla 3-kordselt. Soomest hakati saatma mehi sodimaa saksilaste vastu Liivimaal, aga soomlased olid seal juba varem. Sõja eel teenis Rootsi garnisoonides Eesti ja Liivimaal umbes 18 000 meest ja neist umbes 13 000 olid pärit Soomes. Suurimad üksused olid Riias ja Kokenhuusenis ehk Kokneeses Liivimaal. Võib öelda, et Daugava kaldad said soomlastele väga tuttavaks. Minu kooli kaardiraamatus kandis jogi nime Väinajoki ja Daugavpilsin kohal nimi Väinänlinna. Vastavad nimed on tuntud ka eesti keeles ja kinnitavad meie ajaloolisi seoseid. Narva kindlust kaitses umbes 1800 meest, seal hulgas küll umbes 400 relvastatud linnakodanikku, aga soturitest vähemalt pooled olid Soomest. Ja need numbrid panevad mind mõtlema. Tuletavad meelde oma ajateenimist Urho Kekkose ülemjuhatuse ajal. Kuulsime korduvalt lauset, igas riigis on armee, kas oma või võõras. See oli vihje, mille sisu oli meile kõigile selge. Aga miks olukord ka Eesti ja Liivimaal oli selline? No põhjus on maaomanikest aadli suhtumisest. Esiteks, nende kohustus väeosade moodustamiseks oli võrreldes Soomega suhteliselt leebe ja rohkem kohustusi nad ei tahtnudki. Ja seega polnud võimalik täita linnuste garnisoone kohalike lipkondade või ratsameeste või soturitega. Kaugel sellest. Nii tuli lisa hankida Rootsist ja eriti Soomest. Ja just seetõttu oli soomlastel Eesti kaitsmisel Rootsi ajal väga suur tähtsus. Räägime nüüd ka Narva lahingu jõuvähekorrast ja numbritest. Kõige tagasihoidlikumad neist ütlevad, et rootslasi oli 8000 ja venelasi 30 000. No venelaste arv tõusis juba peale lahingut 80 000-ni. No see on alati seda sellist propagandat, millesse peab suhtuma ettevaatlikult. Mittesodivaid mehi oli vähemalt pool sellest rahva hulgast. Aga siin nüüd mul on ees numbrid, mis põhinevad Rootsi kindralstaabi väljaandele, mis on ilmunud 1918. aastal. Selle allika järgi Vene pool lahingus osalenud mehi oli umbes 36 000 ja rootslaste arv jutumärkides oli 10 537.
Neist oli rootsimehi 5223, millest suurem osa oli jalaväelasi. Ratsaväet väki ainult 672 meest, lisäksi oli kahurväelasi. 1936. aastal Karl 12. mälestusmärgi avamise ajal toodi korduvalt välja, et Narva võit oli 3 Põhjamaa rahva ühine kangelaslik võit. Ja põhjus ongi selles, et osalejate hulgas oli ka 900 Eestimaa ratsaväelast. Neist 400 oli nõndanimetatud Eestimaa aatlilipp. Ta oli üksus, mille rüütlekund oli kohustatud ülal pidama vastavalt oma maaomandille. Ja lisaks oberst Tiersenhauseni 500-meheline värvatud ratsarügement, aga kokku 900 Eestimaa meest. Ja soomlaste saavad uhkustada ratsaväelaste puhul, nimelt 64% ümmarguselt ratsaväelastest olid soomlased. Soomlaste arv oli 4414 meest. Ja kui nüüd vaatame seda Läänemere soomelikult, Eestimaa ja Soomemaa mehi oli rohkem kui Rootsi mehi. Natuke rohkem. Aga kustkaudu meie vanaisad siis Narva lahingusse saabusid? Enamus mitte otse Soomest, mitte ka Pärnust koos kuninga Rootsist saabunud vägedega, vaid Ruienast, mis on siia kaardile märgitud vana Eesti nimega Ruhja. Ruienas pidi laagrit Ingerimaa ja Kägisalmi lääni kindralkuberner Otto Velling, kelle kuningas oli määranud sõja alguses Eesti vägede ülemjuhatajaks Liivimaal. Sealsed Vellingumehed, soomlased, olid saabunud Soomest juba kevadel ja nendega koos olid ka Eestimaa ratsaväelased. Soome mehi saabus ka otse Soomest, kuid ainult 1000. Laivu polnud piisavalt, ka novembri ilm ei olnud just kõige parem, aga kui kuningas oleks olnud nõus ootama, oleks ta saanud kas või 2000 soomlast juurde. Väeosade kohtumispaigaks oli määratud Rakvere ja esimene ühine laager praegusel Ida-Virumaal asus A-mõisa alal. Pärast paaripäevast puhkust marssiti sealt Pühäjoelle, kus venelased juba ootasid, kuid pärast lühikest lahingut nad ootamatult taganesid. Järgmiseks pandi laager üles Sillamäel ja pärast seda laagnas viimaseks õhtuks enne võidukat lahingut. Karl 12. ei ole jätnud Soome samasugust rahvapärimust kui Eestisse. Ta ei teinud kordagi sõjaretke Soome, erinevalt Eestist, kus ta viibis enne ja peale Narva lahingut 7 kuud järjest. Ta nautis kõikvõimalikku külalislahkust, jootis oma hobuseid allikates ja jokedes ning kaotas korduvalt nende hoburaudu, istutud puude arvust rääkimata. Selles kohas, kus ta kohvitas, oli varsti kohvimägi ja see koht, kus tema lipp lehvis, sai Lipumägi nagu Toilas. Olenemata sellest, kas need lood on tõesed või legendid, pakuvad need huvi reisijatele ja eriti Karolinide järeltulijatele, nii meile soomlastele kui ka rootslastele. Need lood ei küll tähenda turistite kohest tormijooksu Ida-Virumaale, seda ma ei arva. Tänapäeva inimese jaoks pole need reklaamsõnumina ligitõmbavad, kuid neist kuulmine koha peal teeb reisi oodatust huvitavamaks. Soomlased ja rootslased pildistavad Karl 12. seotud hooneid ja kohti, teevad selfisid,
mis jõuavad kohe järgmisel hetkel sotsiaalmeediasse. Kord seikles siin Karl 12. ja nüüd mina. Ja see on juba turundust, tasuta turundust. 1929. aastal polnud Soomes sotsiaalmeediat. Raadiogi tegi alles esimesi samme ja suuri ajakirju oli maas ainult üks. Nädalaleht, Suomen Kuvalehti, mis on säilinud tänaseni. Tollal täitis see ajakiri paljude hilisemate Soome mediakanalite rolli. Seetõttu olen kindel, et neid 2 lehekülge nägid kõik soomlased, esimesed turistid, kellel oli võimalik välismaale reisida. Kirjanik Kalle Nikodemus Rauhala jutustab ja esitleb oma piltidega, kuidas ta Toilas suvitas ja Pyhäjoel 12. jalajälgedele sattus. See oli ka tasuta turundust. Rauhala kirjutab, kuidas ta oli teel Toilast Pyhäjoe kirikule ja märkas mõlemal pool teed paari muldvalli. Ta kahtlustas kohe, et tegemist on kaitserajatistega, siis suvituskoha vana peremees selgitas, et need olidki mälestus Põhjasõjast. Venelaste ehitatud reduudid. Rauhala asus siis sündmusi lähemalt uurima. Selgus, et venelastel oli olnud siin tugev positsioon, kuid eestlasest talupoik Tehvan Raabe viis siis salateed rootslaste rühma nende selja taha. Tulemuseks oli venelaste kiire pagenemine ja rootslastele tee avanemine Narvasse. Lisaks Rootsi ajaloolane Andreas Fryxell jutustab, kuidas Tehvan Raabe sai selle eest Karl 12. preemiaks iga aastast eluaegset pensioni. No teise allika järgi ta sai kuningan käest 1 kuldtaali. Rootsi kindralstaabi allikat Tehvani olemasolu ei kinnita. Peetakse küll võimalikuks, et venelaste põgenemise üheks põhjuseks oli kuninga käsul toimunud luureoperatsioon. Sellises loos oleks koht ka kohalikule giidile. Taolistes operatsioonides kasutas kuningas tavaliselt ooperst ehk kolonel Bernhard Reebinderit, kes oli Turu ratsaväe rügemendi ülem ja seetõttu olid operatsiooni teostajateks soomlased. Reebinder on baltisaksa suguvõsa, kes on olnud mõjukas ka Soomes. Näiteks just selle Bernhardi poja-poeg Robert Hendrik Reebinder oli Soome autonoomia esimestel kümnendikel väga märkimisväärne poliitiline mõjutaja. Tema oli mees, kes 30 aastat järjest esitas kõik Soomet puudutavad otsused keisrile Peterburis. Ja muide, Narva lahingus osales 3 ooperst Reebinderit, igaüks oma Soome rügemendi ülemana. Kirjanik Rauhala on oma kirjutisele lisanud ka pildi, mille all on eesti keeles kirjas kohvitalu. Rahvasuu räägib, et Karl 12. jõi Pyhäjoest ida pool asuvas majas kohvi ja seda maja siis näidati Rauhalalle. See on säilinud tänapäevani, kuid tegelikult ehitati see maja tõenäoliselt 1870-ndatel. Olgu kuidas on, igal juhul on kõik, mis puudutab kohvi, soomlastega jutustamist väärt. Nüüd on aeg lahingusse minna. See Otto August Mankeli 1874. aasta illustratsioon näib põhinevat sõjaajaloistel dokumentidel. Rootsi jalaväerügemendid on juba murdnud
Vene kaitseliini vasakku tiiva. Nende taga on valmis kumbki Eestimaa üksus, nii ratsarügement kui ka aadrilipp ning nende korval Turu ratsarügement. Molemad suurtükipatareid tulistavad ning sisse piiratud Narva kindlus on ka oma kahuritega lahingusse astunud. Mankele illustratsioon on täis detaile, millest võiks lahingu kohta palju rohkem välja lugeda. Aga neid detaile teavad vaid sõjaajaloo huvilised. Porilaste marss on kõigile soomlastele tuttav ja usun, et valdav enamus teab, et see on seotud mingi Narva lahinguga, kuid mitte tingimata rohkem. Kummal pool Narva jokea lahing toimus, see pole üldse selge. Kui venelased tahtsid Narvat vallutada, siis kas pole loogiline, et lahing toimus idaküljel. Kui oleme giidiks turismibussis, sõidame Narva tulles alati läbi ajaloolise lahinguvälja, kuid see läbitakse kiiresti ja samas on turistitele veel palju rääkida, kuidas hotellis majutuda ja nii edasi. Seetõttu püüan võimalikult väheste sõnadega esitada Narva lahingu põhipunktid. Möödume just Olginast, kus Matti oli saunas käinud ja soovitas meile sama. Aga kord oli seal vasakul ka Pritska Männik, kus Soome vabatahtlike 4. kompanii peatus ja jõudu kogus enne marssi Narva 1919. aasta jaanuaris. Mõnes mõttes kordasid nad ajalugu, nimelt peatus sealsamas Männikus ka kuningas Karl XII Narva lahingu algul 1700. aasta novembris. Pange tähele, et nüüd oleme sellel Narvamaal, sel lahinguväljal, millest laulame porilaste marssis. Kohe näete paremal Narva linna piiritähist. Sellest ees diagonaalselt paremal oli kahurväelaste tulepositsioon, patarei, kus kuningas juhtis rünnakut lahingu alguses. Kuningas oli saabunud siia vabastama Narva kindlusena venelaste piiramisest. Tal oli üle 10 000 mehe, venelastel aga 3-4 korda rohkem. Vaatamata meeste arvukusele oli Narva piiramisele vastu pidanud juba paar kuud. Rootslased olid nimelt rajanud Narva linnast tugeva bastionikindluse, mis järgis samu Vobani põhimõtteid nagu Põhjasõja järel rajatud Hamina-kindlus. Venelased olid nüüd ehitanud, varustanud ja mehitanud Narva lääneküljele üle 7 kilomeetri pikkuse kaitseliini, mis algas ja lõppes Narva jõe ääres. Praegu meie buss ületab seda. See läks meist paremale ja vasakule. Nüüd peatusme fooris ja mul on hetk täpsustada, et just sellel ristmikul asus liini kindlustatud tsentrum. Bürst Trubetskoi juhitud laager. Nüüd siin suunatakse raske veokeid paremale ja ümbersõiduga Narva piiripunktisse. Selle kaitseliini pikkus selgub teile reisi jooksul. See algas lõunas Joalas, tänases Narva Venetsias, kus õhtul peatume. Põhjapoolses otsas on praegu lahingus langenud venelaste mälestuslist, mida näete homme Narva jõesuusse sõites. Aga hotell on juba nurga taga. Mis oli Kaarle võidu võti? Tema tugevad löögirühmad murdsid kiiluna kaitseliini 2 kohast läbi. Selle tulemusena jagunes Vene kaitseliin 3 osaks, mida seejärel hakati eraldi hävitama. Võib öelda, et Kaarl tuli, nägi
ja võitis samal päeval, kui ta Narva alla jõudis. Seda vähemate sõnadega ma ei saanud hakkama ja giidina oleksin võinud oma loo paremini lokaliseerida, rääkida soomlastele, kuidas Soome sõdurite arv oli võrreldes Rootsi ja Soome rahvaarvuga suhteliselt suur, mis muidugi pole meie ajaloos erand. Eestlastele jälle oleksin tuletanud meelde, et lahingus osales auväärselt ka 900 Eestimaa ratsaväelast. Aga naaseme veel tagasi ajalooliselle lahinguväljale. 20. juunil 1936 saabus siia 20. mälestussamba Rootsi komitee, mitä juhtis Visborg Graf Folke Bernadotte. Teda tutvustati kui kuninglikku külalist, Rootsi kuninga Gustav V vennapoika. Kuid tänapäeval pole see kõige olulisem, mida tema kohta ajaloos mainitakse. Nimelt teise maailmasõja ajal päästis ta eduka läbirääkijana Saksamaa koonduslaagritest umbes 30 000 vangi. See oli tegevus, mis on tuntud valgete busside operatsiooni nime all. Peale sõda määrati ta ÜRO rahuvahendajaks Palestiinas, kus ta siis suri 1948. aastal Jeruusalemmas terrorirünnaku ohvrina. Rootslased olid saabunud Karl 18. monumendile asukohta valimaan. Esialgu olid nad jätnud valiku Narva ajaloo seltsile, mis oli ka mälestussamba idee algataja. Kohaks oli selts möönud Pritska männikut, kuhu oli varem paigutatud väike betonist mälestuskivi. Läheduses olid ka mõned säilinud kaitsekraavid ja reduudid, mida oli aastaid näidatud Narvat külastanud Rootsi turistitele. Selts soovis aga kuulda veel rootslaste arvamust paiga kohta, sest nemad ju rahastasid ja teostasid praktiliselt kogu monumendi püstitamise algusest lõpuni. Ja rootslased olidki välja selgitanud kohad, kus kuningas oli lahingu ajal viibinud. Pritska lähedal asus kuninga suurem kahurpatarei, kuid sinna oli ta jäänud vaid lühikeseks ajaks. Suurema osa lahingust oli ta juhtinud lõunapoolselt tulepositsioonilt, mille asukohaks oli kaardidelt tuvastatud väike küngas Härmamäe kruusaaugu juures. Nii seda täpsustati. Seda kohta soovitas ka tuntud Rootsi sõjajalane Gustav Petri, kelle seisukohaga Graf Bernadotte ühines. Teise kohana Petri pakkus küll välja umbes 400 meetri põhja pool mõne tuuliku varemete juures asunud korgendiku, kus alistunud veneväed panid oma lipud ja relvad Karl 20. jalge ette. Narva ajalooselts oli soovinud linna Karl 20. mälestussammast, kuid rootslased olid juba kevadel rõhutanud, et monument ei peaks tähendama võidumärki, vaid pigem hauasammast lahingus langenutele. Võiks oletada, et see vaatenurk kallutas kaalukausi Härmamäe väikese künka kasuks. Tähelepanu pöörati, võiks öelda turismiturunduslikult, ka sellele, et sambal oleks maanteelt hea nähtavus ja see oli näha ka rongi aknast. Mälestussammas hävis sõjas, kuid selle varemete asukoht ja kuju oli 1960. aasta topograafilisel kaardil veel selgelt näha, ning ka mainitud kruusaauk. Monumendi lõvi vaatas itta ja seda tegid ka selle ees pildistatud lugematud turistid, nagu Friedebert Tuklas siin oma sõpradega. See pilt on jäänud mulle silma Narva-Jõesuu koduloo muuseumis. See, et Tuklas siinkandis puhkas, väärib muide soomlastele mainimist. Tuklas elas aastaid pagulasena Soomes ja tema nime kannab Soome suurim Eesti sõprade selts, Tuklase selts. Valmis mälestussammas avati Härmamäel 4 kuud peale komitee külastust
keskpäivällä 18. oktoobril 1936 aastal. Ajaloolisel lahinguväljal lehvisid korvuti Rootsi, Eesti ja Soome lippud ning kolasid ka kõigi kolme riigi hümnid. Kuuldi ka porilaste marss, millega tervitati Eesti kaitseväe ülemjuhatajat kindral Laidonerit. Vaatamata lumetormille oli üritust vaatama tulnud tuhandeid inimesi. Monumendi avas Rootsi prints Gustav Adolf, kes rõõmustas kuulajaid, pidades osa kõnest ka eesti keeles. Mõnes uudises mainiti teda kui kroonprintsi. Ta oli küll troonipärija, aga tegelikult kroonprintsi poeg. Tulevase kuninga Gustav VI Adolfi poeg. Printsi elu loppes 1947. aastal Kopenhaageni Kastrupi lennuväljal toimunud lennuonnetusega. Tema poeg on praegune Rootsi kuningas Karl XVI Gustav. Monumendi avamine oli uudis kõikjal Soome ajakirjanduses. Soome ohvitserkonna jaoks oli see aga eriline sündmus, nagu järgmine kirjeldus nende ajakirjas külgirauda kinnitab. Narva lahingu mälestussammas on avatud. Narva lahinguväljal seisab nüüd hiilgav monument, mille pilk on suunatud üle linna ida poole, piiri taha. See lõvi on püstitatud selleks, et tuletada meelde suurt lahingut, mille Karl XVIII sajandeid tagasi pidas ja mille tulemuseks oli enneolematult suur võit. Samas on monument mõeldud meenutama rootslaste võite võõrail mail kuningriigi hiigelajal. Meile soomlastele räägib monument oma sõnatuskeeles sellest, mida tegid korvuti võrdselt rootslastega soomlased, porilased, uusmaalased, karjalased, savolased, nii jala kui ka ratsaväelased Narva lahinguväljal. See toob meelde Soome sõdalaste rolli sajandite pikkustes lahingutes, milles Rootsi vägevus loodi. See on mälestuskivi tuhandetele tuntud ja tundmatutele ning unustatud Soome sõdalastele ja nende saavutustele. Narva monumendi avamine toimus 18. oktoobril. Lumetormis ja karmis tuules seisis Narva lahinguväljal koos teistega Soome sõjaväe delegatsioon, mis esindas Soome kaitseväge ja peamiselt neid üksusi, kelle eelkäijad Narva võidule kaasa aitasid. Kindralmajor Arne Heikinheimo juhitud delegatsiooni kuulus üks ohvitser ja alohvitser Uusimaa Pori ja Viipuri rügemendist ning Uusimaa draguni rügemendist. Teksti autoriks oli Pori rügemendi esindaja kapten Yrjö Vasama. Monumendi esiküljelle oli kinnitatud kuninga pronksist monogramm. 2000. aastal Narvas avatud Rootsi lövil seda enam pole, sest see pole enam tähenduselt Karl XII mälestussammas, vaid mälestusmärk kõigile Narva lahingus langenutele, nagu seda kinnitas Rootsi asepeaminister Lena Hjelm-Wallén monumendi avamisel. Olgu see mälestusmärk nüüd nii Rootsi kuninga kui ka Vene tsaari eest langenud sõjameeste mälestuseks. Lisaks täpsustas minister, et tegemist polnud 1936. aasta mälestusmärgi koopiaga, vaid uue Rootsi löviga, mis on umbes kolmandiku võrra väiksem ning vaatab ida asemel läände. Uut tähendust rõhutas ka löviskulptuuri vahetamine teise vastu. Vana lövi oli umbes 1,5 meetri korgune ja Stockholmi kuningalossi ees Leionbakkenil seisva lövikoopia. Kui see oli lövikuningas, võib uut nimetada kultuuri- ja hingelöviks. See on, nagu minister ütles, väiksem ja Stockholmi kuningliku kunstiakadeemia peahoones oleva lövikoopia. Sellel pildil olev lövi on teine sellest tehtud koopia, mis asub Stockholmi kuningliku kunstiakadeemia peasissepääsu ees. Läheme veel kord tagasi 1936. aastasse ja Karl XII mälestussamba avamispäiva. Prints Gustav Adolf oli ööbinud riigikülalisena Orulossis ja alustas päivaprogrammi juba hommikul kell 9 Siivertsis.
Ta saapus kaitseväe kalmistulle, et avaldada austust Eesti vabadussõjas langenuttele. Sel kalmistul puhkab ka soomlasest Eesti vabaduristi kavaler Kustaa Heinonen. Eesti vabadussõda on meie järgmine laiem teema ja tuleme ka siia tagasi. Seejärel asetas prints Pärja lähedal asuvalle ja turistidele väga tuntud 1700. aastal langenud venelaste mälestusmärgile. Eelkõige on see monument püstitatud Narva lahingu lõpufaasis selles piirkonnas ägedates lahingutes langenud Preobraženski ja Semjonovi rügmentide kaardiväelaste mälestuseks. Miks aga mälestusest just siin asub? Mis siin toimus? Võitlus, mis oli mõlema poole jaoks Narva lahingu üks ägedamaid ja ohvrite rohkemaid episoode. Vastaseks olid tsaari parimad väed, näiteks eelmainitud kaardiväelased, ühtaegu visa ja meeleheitliku hingega. Nimelt polnud neil taganemisteed. Nagu varem mainisin, asus siin venelaste 7 kilomeetrit pikka kaitseliini teine ots. Teisel pool Narva jõekalda küljes asus kindlustatud Kamperholmi saar, kus tsaar Peeter pidas oma peakorterit Narva piiramise ajal. Saare nimest esineb kirjanduses ka kuju Kampersholm. Saar oli ühendatud Pontosilla kaudu Eesti-poolse küljega. Kaitseliini läbimurre tekitas Vene vägede seas paanika ja põgenemislaine. Põhjatiiva jaoks oli ainsaks pääseteeks üle Narva jõe just Kamperholmi pontonsilt. Kuid see ei olnud ehitatud vastu pidama ohjeldamatule, kiiresti kasvavale inimvoolule. Sild purunes ja inimest vajusid jäisesse jõkke. Samal ajal surusid rootslased ise Vene väed kitsasse kolmnurka kaitseliini ja Narva jõe vahele, selles samasse kohta Kamperholmi silla ette. Venelastel ei jäänud muud üle, kui siin vastu panna. Meestest neil puudust polnud. Nad olid endiselt enamuses, kuid kaitsepositsiooni polnud ette valmistatud. Venelased ehitasid kiiresti barrikaade, tõmbasid juurde kahureid ja varustasid vankerkantsi ning pea õnnestus neil rootslaste ootamatult tugevat vastupanu osutada. Seda kuuldes kiirustas ka kuningas kohale ja tõstis kohe rootslaste tuju üles, kuid seegi ei aidanud ja võitlus vankerkantsi vastu jätkus veel mitu tundi. Ja tundub, et nüüd on aeg lõpetada kuningas Karli seiklused Ida-Virumaal. Siiski on veel üks lugu, mida mainib lühidalt ka soome kirjanik Zakarias Topelius oma Velskri jutustustes. Mitmed allikad kinnitavad, et see põhineb toel, kuigi eri versioonide värvikad detailid on vastuolulised. Igavai versioon oli järgmine. Teel Kamperholmi vankerkantsi sattus kuningas soisest kohast läbi, sõites koos oma saatja, tallimeister Aksel Hordiga mudasse, kust 2 soomlast nad üles aitasid. Kuningas kaotas selles vahejuhtumis oma mööga ja teise saapa. Rahvasuu räägib, et kadunud saapakontsa küljes oli kuldkannus. Seda on ka palju otsitud, aga pole tänaseni leitud. Legend 2 tugevast soomlasest hakkas elama juba lahinguväljal. Kapten Karl Magnus Bosse kirjutas paar nädalat hiljem oma vennale, kuidas vesi oli ulatunud kuningal kaelani. Tallimeister Hort oli soome keeles hüüdnud soomlasi appi. Need 2 soomlast olid kiiresti karanud kuninga juurde ja kiskunud ta veest välja. Ja see pole veel kõik. Soomlased tõmbasid ka kuninga hobuse üles. Aksel Hort oskas soome keelt ja näitas keeleoskuse tähtsust, isegi ajaloolist tähtsust. Kuningas Karl sai võimaluse oma võitude seeriat jätkata ja viia Rootsi suurriik oma ajastu hävinguni.
Nyt on huvittav meenutus. Paar kilomeetrit enne linnaa tekimme ühe künka jalamil peatuse, et korraks puhata. Moneminutilise puhkamise ajal uurisimme püramiidikujullist muldmäge ja leidsime üllatuseks, et see oli Narva lahingus langenud sodalaste haud. Mõtlesime imeliselle kokkusattumusele ja meenutasime juba koolis õpitud esivanemate lahinguid ning seda, kui vapralt nad omal ajal venelasi ründasid. Meid ootas ees tuline lahing, rünnak vaenlase poolt okupeeritud linnale. Otsustasime igaüks oma mõtetes, et esivanematel künkaal pole vaja häbeneda seda, mida nende järelsündinud pojad täna õhtul ja öösel teevad. Seda kirjutas 1934. aastal kapten Matti Parviainen. See tähthetk, mida ta oma elus oli kogenud, oli toimunud 18. jaanuaril 1919. aastal enne kella 5 pärast lõunat. Kohta teate. Matti oli tollal alles 17-aastane lütseumi oppilane, aga siin ta oli esimese Soome vabatahtlike salga esimese kompanii reamees. Võib-olla ta eksis natuke selle mälestusmärgi tähenduses. Aga ta teadis Narva tähendust Soome sodurille. Ja arvan, et see teadlikkus, tähendus oligi see, mis seletab selle tulise lahingu tulemusi. Jah, seda lugu ma pidin teile rääkima alles järgmisel videol, aga olgu see nüüd näide sellest, mis tuleb. Seda videot alustasime mererannast ja nii alustame ka järgmist siit.